Tere! Minu nimi on Andrus Vainla ja siin videos räägime sellest, mis on kõige levinum põhjus kinnisvaratehingute katkemisel. Kõige levinum põhjus on see, et müüdava vara dokumentatsioon ei ole korras. Müüdav vara ei vasta sellele, mida võib leida kinnistusraamatust või ehitisregistrist. No lihtne näide. Oletame, et sa oled ostnud omale korteri, 3-toalise korteri, oled eemaldanud sealt oma elamise ajal vaheseina, köögi ja toa vahel. Oled teinud nii-öelda avatud köögi. Kuid sa ei ole teinud projekti ega mõõdistamist. Seega kinnistusraamatuga sinu korter tegelikult on natukene vastuolus ja kui see fakt tuleb välja notaritehingus, siis notaritehing jääb katki. Pangad ei ole kindlasti nõus andma laenu kinnisvara tagatisel, kus on tehtud siis ilma projektita ümberehitusi. Nii et enne kui sa hakkad oma korterit või maja müüma, kontrolli, kas sinu kinnisvara on ikka seaduslik. Kas ta vastab nendele andmetele, mis on kinnistusraamatus või ehitisregistris. Kui ei, siis sa pead selle asja üle vaatama ja oma ümberehitused või juurdeehitused maja puhul seadustama. Kui sind huvitab detailsemalt see, kuidas iseseisvalt kinnisvara müüa, siis siin video all olev link viib sind e-kursuseni, kus me räägime nendest asjadest natukene detailsemalt. Seega, kui sind huvitab täispikk e-kursus, liigu selle lingi kaudu koolituseni. Kui aga sa leiad, et sa ise sellega tegeleda ei soovi, siis pakun oma sellist lahendust, ehk siis meie tegelemegi kinnisvara müügiga ja selle raames tegeleme ka juurdeehituste ja ümberehituste seadustamisega. Nii et kui sind huvitab, siis siit video alt leiad samuti lingi, mille kaudu saab meiega ühendust võtta. Aitäh!